miks siis sina ujuda ei oska? Noh, ma ju tegelikult seisan vee peal nagu ikka ja summin seal ka aga mida ma siis ei oska või mul ei ole sellist kindlust, kui ma lähen sügavasse, näiteks kui ma lähen kuskil Egiptuses on olnud niimoodi, et ma panen näo vette, siis sa pead seda seal panema, et neid kalu näha ja natuke tuleb sulle vett sisse, siis tekib niisugused paanikahood, et mis ma siis nüüd peale hakkan, ma kuidagi ei tunne ennast mugavalt, siukses vees praegu soojas vees on summida täiesti võimalik, ma ju isegi saan edasi. Tegelikult on meie tore treener sulle juba järeleaitamistunni teinud, sellepärast et teised on 2 tundi juba harjutanud. Kuidas sa ise tundsid, kui oli vaja nägu vette panna ja vette välja hingamist teha, mulle puhuda, kõik need harjutused? Väga lihtne asi, et minna lihtsalt vee alla ja seal välja hingata ja täpselt seesama niisugune paanika oligi. Aga praegu juba natuke tunned ennast enesekindlamalt, et kui nägu vette läheb, siis on võimalik olla. Ei, see ei käi nii kiiresti. No tegelikult treener kiitis sind juba, nii et sa võid väga julgelt asuda 3. õppetunni juurde koos teistega. Täna on siis meie 3. tund ja täna me põhiliselt õpime jalgade töötehnikat. Kõigepealt me teeme seda kuival, õpite ära, kuidas jalgu tuleb õigesti lüüa. Siis me teeme neid jalgu vees toru küljes, hoiame kätega torust kinni ja kõige lõpuks ma siis annan teile lauad ja me ujume, proovime edasi-tagasi lauaga jalgu ujuda. Et sirutate oma jalad välja, jalad peavad olema pöiast kindlasti sirutatud ja natukene sissepoole keeratud. Ja jalad liiguvad puusast, mitte põlvest, aga puusast, nii et te teete tööd kogu jalaga. Alla lasete sirge jala, natuke kergelt kõverdate, lööte üles ja löögi lõpuks on jalg jälle täiesti sirge. Reet, sinul on natuke liiga palju põlvest, et siin on ilusti puusast, hoia pöida sirutusest kindlasti. Jah, et mida ettepoole sa muidugi istud, seda parem. Ja terve selle aja, kui te nüüd neid jalgu üles alla lööte, et siis kogu aeg on pöid sirutuses, et pöid nagu üles tõsta sirutuses ja kergelt sissepoole keeratud ja puusast jalad töötavad. Väga ilus. Me tegelikult paneme nüüd kokku esimeses tunnis õpitud mullid, siis selle teises tunnis õpitud õige peaasendi, õige kehaasendi ja nüüd need jalgade töö. Ehk et teil on käed sirged, käed on toru küljes, käed küünarnukist kõveraks ei lähe. Jalad taga nüüd töötavad nii, nagu ma teile õpetasin ja siis me paneme siia mullid ka juurde, et te tõstate oma suu vee peale kaelast, hingate suust sisse, panete näo vette, puhute 1, 2, 3, 4, 5, 6 suust ja ninast välja. Ja tähtis on nüüd see, mis me meritähe rääkisime, et kui te puhute mulle, siis te vaatate otse alla, et teil on horisontaalselt keha vee peal, et nii kui te jätate selle pea liiga püsti, siis vajuvad need jalad jälle vee alla. Et nüüd sa pead jälgima seda ka, et hingamise ajal sul jalad tahtsid ikka nagu natuke aeglasemaks jääda ja seismise on hästi raske hetk, et sa siis oma jalad tööle jätad, et siis see vahumägi jääks taha, siis need jalad ei hoju alla ära ja siis sul on järgmine kord juba, sa oled juba selles õiges algasendis. Esimene, mis me teeme, on nii, et teil on käed üle laua, siit hoiate kinni, käed peavad kindlasti küünarnukis sirged olema, õlad on ilusti vees ja nägu te praegu vette ei pane, ehk et vette välja hingamist te praegu ei tee. Vaatate kogu aeg otse üles, tõstate jalad taha üles ja nüüd nii, nagu te siin toru küljes neid lõite, samamoodi siis lauakujudes töötate jalgadega. Et tähtis on siin hoida need jalad ilusti seal üleval, et ainult kannad tulevad vee peale, et te siin ujumise ajal ei lase neil jalgadel nagu sügaval ära vajuda. Käed on siis siin laua küljes nüüd siin ees. Tähtis on hoida laud vee peal, käed küünarnukist kogu aeg sirged, õlad on vees. Jalad taga töötavad, nii nagu me õppisime. Jalad seisma ei jää, kui te sisse hingate. See on nüüd suur viga, mis tehakse. Tõstetakse nägu üles, hingatakse, unustatakse jalad ära. Hingamise ajal, sisse hingamise ajal hästi intensiivselt lööte jalgu. Ja hingamine käib nüüd, kui me õppisime, et hingate 1, 2 sisse kiirelt, panete pea vette, vaatate otse alla, puhute 1, 2, 3, 4, 5, 6 välja. Ja kui te sisse hingate, et käed jäävad ilusti sirgeks. Et sisse hingamise ajal ainult pea liigub lõuast, kaelast üles, hingate sisse, puhute jälle välja. See ongi viga, kui tehakse seda sisse hingamist nagu kaua ja pikalt.
selilijalgade ajal on siis tähtis see õige kehaasend vees, mida me õppisime teisel tunnil, et tegime seda selili meritähte, et te vaatate otse lakke ja keha on jälle täiesti horisontaalselt vee peal. Lauast võtame siit kinni, käed ja sirged ja laud läheb põlvede peale. Ja jalad töötavad nüüd nii, nagu me siin ääre peal õppisime puusast, pöid on sirutatud, natuke sissepoole keeratud, sirge ilusa jalaga, vahumägi on taga, varbaotsad vaid võivad seal vee peale tulla. Et põlve ei kõverda, põlved ei tohi veest välja tulla, see on nagu see, mille järgi saab näha, kas see jalgade töö on õige või vale, et kui põlvad tulevad veest välja, siis ta on vale. Ei lase keha lõdvaks olla hästi vaba, nii et lihas on lõdva. Sa ei pinguta oma lihas. Hoiame käed all, lauda sul ei ole, ased ennast rahulikult vee peale, hoiad keha asende horisontaalselt ja ilma lauata pead need selili jalad ära ujuma. Vaata üles. Löö, tugevalt. No mis see oli kõige raskem, Reeda? No praegu siin selline näiteks minna ja siis see sama niisugune paanikahetk, mis tekib, mis on väga tavaline, mis ka meres tekib, et mul pritsib seda vett ninna ja kuidas peab see inimene ellu jääma, kui ta hingata ei saa? Rain, sa pidid ikka harjutama, sa ütnud kui märkuseid treeneri käes. Ei ole ette sündinud. Kõrge vaadud tähelepanu. Et tehnika. Et selles mõttes nüüd on aru saada, et ma ei ole ujumist õppinud elus. Et nüüd tuleb see kõik järele teha. Kui sa kaebasid juba natuke, et päkad on valus? Jaa, et täiesti korralik füüsiline koormus. Ma nüüd saan aru, miks Mars mul soovitas ujumas käia. No Sandra, sinu jaoks oli vist väga lihtne või? Jaa, väga lihtne oli. No kuidas saaks need jalad õigesti tööle? See tuleb lihtsalt kuivalne, et jalgade töötehnika õigesti ära õppida. Et nii nagu me tundi alustasime, see kõik, mis ma rääkisin ja samm-sammult, et siis lähme toru äärde, sealt edasi enne ei lähe, kui seal me teeme ilusti õigesti, hingame sinna sisse, et see kehaasend on õige, see peaasend läheb ilusti välja hingamise ajal, sa vaatad alla ja siis lauaga jalad ja siin Reeda ja Raini peale hästi see põhiviga tuli välja, et inimesed ujuvad tõstavad jalgu põlvedest ja nagu selline jalgrattaga sõitmine on.